Austatud minister, austatud publik siin ja sealpool kaamerapilti. Mul on suur au siis teha selline avaettekanne ja ma arvan, et kui me räägime põlevkivist ja teemonist, siis CO2 on see põhipõhjus, miks me põlevkivi käsitleme kui teemonit. Aga seda tegelikult ka nii on, et kuidas me seda teadlastena näeme ja kas me näeme siin väljakutset või me loobume sellest väljakutsest ja selle väljakutse vastuvõtmisest, siis ma arvan, et juba sellisest teaduslikust uudishimust on see niisugune väga huvitav probleemküsimus, mida tuleb vastu võtta ja millega tuleb tegeleda. Mis siis tähendab seda, et kui me esimese meetmena käsitleksime põlevkivi kasutamise lõpetamist, sest sedasi me saame kõige kergemini vähendada tekkivat CO2 emissiooni, siis ma leian, et see ei pruugi olla kõige õigem otsus, eriti vaadates tänast olukorda. Eriti veel, kui minister Taavi Aas siin rääkis, et kui aastal 2017 oli üks olukord ja iga aasta on see olukord muutunud, siis selles kontekstis ma arvan, et põlevkivi on ressurss, mis tegelikult puudutab ainult Eestit ja seetõttu me siin Eestis peamegi sellele küsimusele ise mõtlema ja ka siin sobilikud lahendused leidma. Ja see tähendab seda, et kui me nüüd ikkagi otsustame, et me võtame selle väljakutse vastu ja me tahame sellega tegeleda, siis esimene ja kõige lihtsam võimalus oleks efektiivsuse tõstmine. Ja siinkohal võib-olla oleks paslik mainida seda, et termodünaamiliselt, energeetiliselt elektri tootmine on täna kõige efektiivsem meetod põlevkivi kasutamiseks, aga me oleme rääkinud väärindamisest. See tähendab seda, et rahalises kontekstis on põlevkivi väärindamine õli tootmisel olnud soositud, sellepärast et me oleme saanud 1 tonnist põlevkivist suuremat tulukust. Aga kui me räägime energeetilises kontekstis ja vaadates ka tänaseid elektrihindu, siis ma arvan, et see võib muutuda ja see kindlasti tulevikus ka muutub. See tähendab seda, et me ei saa ja me ei peagi neid mõlemaid tootmisviise vältima, eriti veel, kui tänane see tööstus on nagunii kombinatsioon elektri tootmisest, õli tootmisest ja ka keemiatööstusest. Et selle keemia poolega on tegeletud pikka aega, aga see on olnud nagu kõrvaltegevus. Ja siin on jällegi niisugune paradigma muutus just selles kontekstis, et kui siiamaani on olnud eesmärk võimalikult väikse keskkonnamõju ja soodsa hinnaga seda toodet saada, siis täna on ühiskond muutumas selliseks väärtuspõhisemaks, mis tähendab seda, et tekib ka ressurssi, tekib ka soovi seda väärindada veel rohkem. Ehk me oleme nõus panustama rohkem raha selleks, et saada siis sellest põlevkivist kogu see saada olev hüve kätte. Ja ma arvan, et see on see, mille suunas me tegelikult liikuma peamegi. Siis CO2 kontekstis kindlasti ka on võimalik kasutada biomassi. Kas ta pikemas perspektiivis on mõistlik, see on iseasi, aga ta on kindlasti selline lühiajaline võimalus, mis annab meil kokku hoida esiteks siis tekkivate CO2 koguste pealt, sest poliitiliselt me oleme kokku leppinud, et me ei käsitle seda kui CO2, mis atmosfääri jääb, sellepärast et mets või bioressurss seob selle tagasi. Ja seetõttu tegelikult saame me sedasi vähendada ka siis tootmiskulusid. Ja millega me tegeleme suhteliselt vähe ja millega peaks ja tuleks tegeleda palju rohkem on tuha kasutusse võtmine. Ja täna siin tuleb ka kaaskolleegidelt sel teemal ettekandeid, nii et võimalusi ja ideid on meil väga palju. Peaasi, et riigi poolt on sõnum, et ka põlevkivi alaseid teadusuuringuid on vaja rahastada, sest see on täna kõige suurem probleemkoht. Eriti, kui me räägime ka siis selles kontekstis, et võiks taotleda rahastust nende teadusuuringutele ka Euroopast, aga Euroopal ju selle ressursi vastu huvi puudub. Järelikult me peame ise siin midagi ette võtma, kui me tahame neid kõiki võimalusi uurida ja neid kõiki võimalusi tulevikus ka võib-olla kasutusele võtta. Ja me jõuame uute tehnoloogiateni, et tegelikult uusi tehnoloogiaid selle põlevkivi kasutamiseks on ja neid on palju. Ma toon siia välja lihtsalt mõned, et on olemas keemiline ringpõletus ja on olemas näiteks siis hapniku süsinikdioksiidi keskkonnapõletus ehk nõnda nimetatud oxyfuel ja need on sellised kõige kiiremad sellised tehnoloogilised lahendused,
kuidas oleks võimalik tekitada suur kontsentreeritud CO2 voog, mida me saaksime hakata siis esialgu küll ladustama, sellepärast et CO2 kasutus ei ole jõudnud tehnoloogilises arengus nii kaugele veel, et me saaks seda suuremahuliselt kasutusele võtta, aga ladustada me saame ja paralleelselt me saaksime ka tegeleda siis sellest CO2-st ka erinevate toodete ja kemikaalide tegemisega ja selle uurimisega tegeleda. Ja lõpuks ma jõuangi, et eesmärk on see CO2 kinnipüüdmine. Kui eelmised on tehnoloogiad, et saada kontsentreeritud CO2 voog, siis on võimalik tegelikult ka seda CO2 lihtsalt sellest tekkinud suitsugaasivoost kinni püüda, aga ma arvan, et see ei ole nii ambitsioonikas väljakutse, kui me tegelikult tahaksime siis endale seada. Ja mis siis on juhtunud? Enne kui minna edasi, peaks analüüsima, mis on siis vahepeal olnud. Siis me näeme kõige ülemise graafiku pealt, suur tänu Eesti Energiale ja Rain Veinjärvele, kes on selle graafiku mulle edastanud, on näha, et tegelikult keevkiht tehnoloogial töötavad energiablokid on töötanud põhimõtteliselt nende käivitusajast alates ja sõltumata sellest, et kui me siin räägime sellest kõrgest CO2 hinnast ja madalast elektri hinnast, et nad on olnud töös. Ja mis on kinni läinud või mille me oleme sulgenud, on tolmpõletusblokid. Jah, ma olen nõus, näete ka, et siin on üks tegur, mis on CO2 hind, et me võiksime eeldada või arvata, et need blokid on pannud kinni CO2 hindaga, aga tegelikult nende ressurss on ammendunud. Nad olid projekteeritud üle 200 000 töötunni, tänaseks on nendel juba üle 300 000 töötunni, ehk tegelikult neid ei ole enam ka ohutu kasutada. Ja juba selles kontekstis tegelikult me ei tohiks neid kasutada. Rääkimata siis ka keskkonnamõjust. Ma täna isegi ei lähe detailidesse, nendesse erinevatesse tehnoloogilistesse detailidesse ja lämmastikoksiididesse ja vääveloksiididesse ja muudesse hüvedesse, mida me oleme saanud selle tehnoloogia muudatusega. Aga kui me vaatame kas või ka siis täna neid CO2 heitmeid, siis näete, et tolmpõletusblokkide CO2 eriheide toodetud megavatt-tunni kohta on olnud, ütleme nii, 1,3. Ja kui te vaatate keevkihtblokke, need on olnud alla 1. Ja need on olnud ka kõrged veel seetõttu, et elektrijaamad on utiliseerinud õlitehaste kõrvalprodukte, mis tegelikult ka seda süsinikdioksiidi emissiooni erinäitajaid ka üles viivad. Et tegelikult on see energia tootmisel veelgi madalam ja kui vaadata nüüd siis seda statistikat, ehk vaadata seda tulpdiagrammi, siis siin on näha, et Eestile tegin ringi ümber ja vaadake, milline on olnud see tulemus juba aastal 2019, ehk me oleme teinud märkimisväärse CO2 heitmete vähenemise. Aga kas tegelikult on mõistlik nüüd seda edasi vähendada sulgemisega või oleks mõistlik tegelikult ikkagi vaadates kas või neid tänaseid CO2 hindasid, kas oleks mõistlik vaadata ikkagi, et pigem siis tegeleme selle probleemiga ja vaatame, kuidas neid CO2 heitmeid siis vähendada saaks ja kui te küsite, miks, üks on keskkond, aga teine on ka see, et kui me vaatame tänast poliitilist olukorda, kus ma seda kella näen, et siis ütleme nii, et see on minu isiklik spekulatsioon, aga Nord Stream 2 üks mõte on kindlasti ka see, et Venemaal on siis igal ajahetkel võimalik ka Ukraina sellest gaasitarneahelast välja lõigata. Ja selles kontekstis me peaksime ka vaatama siin, kus me ise paikneme, et kui me jääme ainult naabritele lootma, jääme lootma siin elektri impordile, gaasi impordile, siis see võib tekitada sellise olukorra, kus meil seda energiat mingil ajahetkel enam võtta ei ole, ehk me ei ole iseenda peremehed. Aga teine, ja ütleme nii, et palju päevakajalisem probleem, mis on täna juba ka meie taskutesse jõudnud, ehk meie rahakotti, on ka selle energia hind. Selle elektrienergia hind on täna ju kasvanud müstiliselt. Tegelikult kasvab ka nafta hind. Nafta hind kasvab sellepärast juba, et investeeringud nafta tootmise võimsustesse või tootlikkusse on vähenenud ja seal on näha ka väga suurt hinnasurvet. Ja siis, kui me nüüd vaatamegi, et milline on olnud siin Euroopas nüüd selle aasta elektrihinnad, midagi sellist, mida me ju siiamaani näinud ei ole. Ja üheks ja kõige tähtsamaks põhjuseks on sisendkütuse hind. Te näete siin, et gaasi hind on üles läinud. Me võime mõelda, et võtame siis kasutusele kas või ka siis näiteks tuumkütuse. Ka tuumkütuse hind on üles läinud, söe hind on üles läinud. Kõik need hinnad lähevad üles ja
tekib küsimus, et, et kas põlevkivi hind läheb ka ülesse. Ta läheb, kui me seda otsustame, aga põlevkivi hind tegelikult maailmaturu hindadega ei ole seotud. Ja kui nüüd vaadata veel, et miks näiteks siis ka gaasi hind nii ülesse läheb, me võime rääkida poliitilistest põhjustest, aga tegelikult siin on hoopiski nõudluse ja pakkumise põhjus. Kui me vaatame nüüd kõige parempoolset graafikut, teie siin kahjuks ei näe, aga ma siin oma ettekandes näen, on toimunud elektritootmise vahekordade muutus. Kui senimaani Euroopas toodeti põhiosa elektrienergiast söest, siis nüüd toodetakse põhiosa, kui me räägime fossiilkütuste põletamisest, siis nüüd toodetakse seda siis gaasist. Ja üks kõige eesrindlikumaid on olnud selles siis nüüd Inglismaa ja te võite vaadata siis ka Inglismaa hindasid, et kui sisendkütusena on ühe olulise komponendina on gaas, siis on see ka üks tegur, mis seda hinda ülesse viib. Ja ütleme nii, et kui me räägime täna ka rohepöördest, siis see viib meid, rohepööre võib-olla ei ole kõige õigem, aga räägime kliimapöördest, sest eesmärk on meil kliimat säästa ja neid loodusressursse võimalikult vähe kasutada, nii et see keskkonnamõju oleks minimaalne ja et me ei käituks sellise põhimõttega, et me ainult võtame. Aga siis selles kontekstis, kui need sisendid lähevad kõik kallimaks, energia läheb kallimaks, kütus läheb kallimaks ja me tahaksime täna ehitada uusi tehnoloogiaid või kasutada uusi tehnoloogiaid, siis kas nende tehnoloogiate ehitamine nüüd on odavam või kallim? Ta on hüppeliselt muutunud ju kallimaks. Me peaksime täna ka vaatama seda, et kuidas me suudaksime seda olukorda hoida sellise stabiilsena, et me saaksime siis minna ka nende muutustega võimalikult, ütleme nii, valutult kaasa, sellepärast, et selleks, et ühiskond kaasa tuleks, peaks see olema ka ühiskonnale talutav ja see peaks olema järelikult siis ka meile jõukohane, sest et üks asi, mille üle ma olen nagu tõsiselt mures, on ikkagi täna meie elanikkond, kes elab vaesuspiiril ja neid kindlasti on väga palju ja et energiahinnad on üks väga oluline komponent, ütleme, millest nad saavad maksta, aga milles nad ju kaasa ei saa rääkida, on ka igasuguste toidukaupade kallinemine, muude tarbekaupade kallinemine. Jah, me saame midagi vähendada, aga tarbija hinnaindeks on ka see, mis on nagu kogu aeg tõusnud, nii et selles kontekstis tegelikult oleks hea, kui me suudaksime täna ikkagi selle ühtepidi olemasoleva ressursi parimal moel väärindada ja ka nii, et elanikkonnale jääks võimalikult palju ka raha ehk elu siin säiliks. Ehk me ei räägi tegelikult täna üldse ka Ida-Virumaast, vaid me räägime ka Eesti kontekstis, et inimesed tahaksid siin elada ja et siin oleks ka inimväärne elu. Ja mida siis, ütleme nii, et sisust rääkides, mida see efektiivsuse tõstmine siis tähendab, ja miks me sellega ei ole tegelenud? Me ei ole tegelenud sellega sellepärast, et algselt on olnud mõte või see suund, et me ei taha seda energeetiliselt kasutada või tegelikult ei taha ka õlitootmiseks tulevikus kasutada. Aga kui me seda tahaksime ja kui me mõtleme, et maailmas tekib aastas 40 gigatonni CO2, siis siin on vasakpoolne ülemine graafik, mis näitab, et meil oleks võimalik juba 2 gigatonni lihtsalt efektiivsuse tõstmisega tekkivaid CO2 heitmeid kokku hoida, aga seda ei tehta sellepärast, et me loodame, et kohe tuleb midagi asemele ja nii on olnud viimased 10 või 20 aastat, et me loodame, et midagi tuleb kohe asemele, aga ei ole tulnud. Ja see tegelikult näitab seda, et selle asemel, et kõrgelt õunu noppida, tuleks korjata kõigepealt madalal olevad õunad ära ja siis me saame ka ülemisi õunu noppida siis, kui meil neid vaja on, et ega alati ei pea ka õunu kõiki sahvrisse viima, sest ka puu otsas õunad säilivad. Ja järgmine võimalus veel, et ma saan aru, et see raamistik on see, et tähtis on just neid emissioone vähendada, siis on võimalik biomassi kasutada ja see parempoolne ülemine tulpdiagramm näitabki seda, et kui kasutada biomassi ja seal on muidugi ära toodud ka, et kui tõsta auruparameetreid ehk tõsta efektiivsust, meil on võimalik järk-järgult seda süsinikdioksiidi jalajälge vähendada. Ja milles siin kolleegid nüüd meie enda ülikoolist ja Tartu Ülikoolist räägivad, on ka see tuha kasutamine. Siis kui te vaatate seda alumist graafikut, siis siin on ära näidatud, kui palju protsentuaalselt on võimalik näiteks ka tsemendi tootmises heitmeid vähendada. Et ma räägin täna küll põhilist energeetikast, aga kui me nüüd mõtleme maailma peale, kus täna kõige rohkem tekib CO2 heitmeid, söetarbimine, järgmisena on gaasitarbimine ja mis kolmas on? Betoon. Ja siis tuleb teras. Järelikult
kui meil on võimalik seda järelejäävat mineraalset materjali kasutada ka betooni sisendina, siis meil betooni tootmisest tekkivaid CO2 heitmeid on võimalik vähendada. Parempoolne graafik hästi võib-olla teil ei ole näha, aga näete, et kollane või oranž on primaarenergia tootmine fossiilkütustest ja see sinine tegelikult on olnud betoon. Ehk kui me räägime primaarenergia tarbimisest, siis paralleelselt primaarenergia tarbimisega on meil ka ju betooni tarbimismahud järjest kasvanud ja millegipärast me oleme täna selle kliimapöörde kontekstis ära unustanud ja see on see koht, kus tegelikult Eesti saaks ka midagi panustada. Aga minnes natukene võib-olla dimensiooniga veel suuremaks, et kui ma räägin täna võimalustest CO2 vähendamiseks ja et seetõttu me saaksime ja peaksime seda põlevkivi kasutama ja uurima, siis tegelikult kui vaadata ka seda tänast Eesti olukorda, siis reguleeritavaid võimsusi jääb järjest vähemaks. Ja seda toimub ka Euroopas. Kui küsida nüüd, et miks Euroopa siis ei tegele näiteks nii väga nende jaamade arendamisega, siis vaadake ka, kas Euroopas on näiteks söejaamasid, kas Euroopas on gaasi, kas Euroopas on naftat. Ei ole. Järelikult neil ei ole ka vajadust tegelikult ja soovi sellega tegeleda, aga kui meie täna mõtleme, et meil lisaks sellele tootmisel on ka kaevandused, siis see dimensioon, see majanduslik dimensioon on juba väga suur, aga me peame rääkima ka sellest energiajulgeoleku dimensioonist, mis tegelikult on veelgi tähtsam. Ja selles kontekstis siis need graafikud või joonised minu jaoks tegelikult on ikkagi natukene ka valvsaks tegevad, eriti kui te vaatate seda alumist graafikut. Vabandan, statistika on natuke vananenud, aga Euroopast ei tule kiiremini neid statistilisi andmeid, aga see loo mõte või kokkuvõte on see, et energiaimport järk-järgult on Euroopas kasvanud, mis tähendabki seda, et see tuleb kolmandatest riikidest ja on mindud kõige lihtsamad teed. Kui me ise ei tooda, ei teki meil heitmeid, keegi teine toodab meie jaoks, aga ma arvan, et meie suudame täna ikkagi teadlaste, ettevõtete ja riigi abil seda kliimaprobleemi, neid kliimaambitsioone lahendada ka teadmiste põhiselt ja teaduspõhiselt. Ja siin on väga palju selliseid huvitavaid väljakutseid, millega kindlasti saab ja tuleb tegeleda. Eriti veel, kui te ikkagi vaatate, et mis need võimalused on, et see graafik näitab ilmekalt tegelikult seda, et kui täna on kusagil seal 1000 kilogrammit CO2 megavatt-tunni kohta fossiilkütusel töötavatel jaamadel, söejaamadel, siis kui te vaatate kas või ja võtate tuulepargid, jõuate siin kuskil, ütleme nii, 100 ja 300 vahele. Ja kui te küsite, aga miks ta vähem ei ole, siis siin on tegelikult võetud arvesse ka see, et ka tuulepargid täna ei tööta iseseisvalt. Selleks, et süsteem toimiks, peab siis olema kas salvestuslahendus või peab olema ka kiiresti reguleeritavate võimsuste lahendus. Ja kui seda arvesse võtta, siis me leiame või jõuame järeldusele, et tuulikute puhul me ikkagi kuskil jääme sinna 100 kilogrammi juurde megavatt-tunni kohta ja kuhu me edasi siis saaks liikuda. Et see ei tähenda, või et see välistaks kuidagi tuulikute kasutamist või päikesepaneelide kasutamist, aga et edasi minna, me saame rääkida juba ikkagi süsiniku püüdmisest. Ja kuidas ta siis meie põlevkivi konteksti sobitub, et riik tegi ühe suure ja tänuväärse uuringu, oli kliimarita uuring, mis tegelikult oligi suunatud sellele, et leida, millised on kaasaegsed süsiniku püüdmise tehnoloogiad, mida me saaksime põlevkivitööstuses rakendada lähema 5 aasta jooksul. See tähendab seda, et me pidime tegema kitsendusi ja me lõpuks jõudsime 2 tehnoloogiani, mida me saaks 5 aasta jooksul rakendada, ma pärast jõuan ka nende hindadeni, aga neid tehnoloogiaid on veel. Me võiksime nende tehnoloogiate uurimistega veel tegeleda, sellepärast veel, et kui ma rääkisin sellest kas või keemilisest ringlusest või keemiline ringpõletus, siis kirjanduse põhjal on vähemalt selleaegsete hindade järgi see tootmine veel poole võrra odavam. Aga miks me ei saanud teda siis täna välja pakkuda riigile ja tööstusele on see, et see tehnoloogia valmidustase on täna niivõrd madal. Ehk seal on veel vaja palju teha teadus- ja arendustegevust,
aga on olemas ka selliseid perspektiivseid tehnoloogiaid, mille uurimiseni me veel pole jõudnudki. Ja kui rääkida sellest süsiniku püüdmisest, et mida ta tähendab, siis nagu ma ütlesin, et on 2 varianti, kõige lihtsamad põlevkivi kontekstis eelpüüdmisest me ei saa rääkida, sellepärast et põlevkivi gaasistamine kõrgetel temperatuuridel tema mineraalosa tõttu on probleemne, aga teaduslikus mõttes väga huvitav, ma hea meelega uuriksin seda, kui keegi oleks nõus seda rahastama, aga kui ettevõtted leiavad juba, et ei tundu väga niisugune lootustandev, siis ma nende käest seda raha ei saa, järelikult ma ei ole saanud seda ka uurida, siis ma olen saanud tegeleda kas järelpüüdmisega või siis ka selle, ütleme nii, et protsessi modifitseerimisega, kus on võimalik tekitada kontsentreeritud CO2 voog, mida siis saab juba hakata töötlema, mida saab hakata puhastama, mida saab hakata ette valmistama siis transpordiks, kas siis kasutuskohta või ladustuskohta. Ja ütleme nii, et sisusse ma sinna nii väga ei lähe, aga järelpõletuse mõte on see, et tekkinud suitsugaasivoost püütakse see CO2 kinni ja seda teatakse juba üle sajandi. Seda kasutataksegi siis ka täna Ameerikas laialdaselt ja see on enhanced oil recovery ehk naftamaardlate saagikuse suurendamiseks püütakse fossiilkütuste jaamades tekkiv CO2 kinni ja see pumbatakse maa alla, et me saaks maa seest rohkem naftat kätte. See on rakendatav põlevkivile. Siis keemiline ringpõletus, mida me ei ole uurinud, aga mis omaks väga suurt efekti ja suurt eelist on see, et me ei kasutaks õhku selleks oksüdatsiooniks. Me kasutaksime metalle, me oksüdeeriks neid metalle ja toimub selline ringlus. Ja see on see koht, kus tegelikult oleks võimalik väga palju selle protsessi igasuguste sisendenergia kulude pealt kokku hoida ja see on see, mis annab selle eelise. Ja kui nüüd rääkida, et mida täna kohe saaks kasutada, siis saaks ka olemasolevatel keevkihtplokkidel rakendada nõnda nimetatud hapnikurikkamas või hapniku ja CO2 keskkonnas põletust, ingliskeelne termin on oxyfuel põletus. Ja see iva on see, et me ei kasuta põlemisõhku, vaid me kasutame hapniku ja retsirkuleerime tekkivaid suitsugaase. Ja mida me sellega kokku hoiame? Lisaks sellele, et me saame kontsentreeritud CO2 voo, mida me saame ladustada, meil ei teki ju lämmastikoksiide, meil ei teki teisi kahjulikke suitsugaasi komponente, mis täna on probleemid. Ja see on see asi, mis täna ka kommunikatsioonis on kaduma läinud, et ma tudengeid ei hinda nende pikkuse järgi või mis iganes ilme järgi, vaid tudengil on sisu, midagi oskab hästi, midagi oskab halvemini, midagi oskab suurepäraselt, kõik need asjad on olemas. Siis see CO2 täna maailmas ei saa olla ainukene kriteerium, me saamegi rääkida tõesti ka teistest heitmetest, lämmastikoksiididest, metaanist, süsinikmonoksiidist, kõikidest nendest komponentidest. Ja siis selles kontekstis me lõpuks jõuamegi sinnani, et täna on olnud see kurja juur või kõige suurem probleem süsinikdioksiid, aga me oskame seda vähendada. Järelikult tegelikult siis selle süsinikdioksiidi pärast me kindlasti ei peaks selle kasutamist lõpetama. Ma toon näite kas või kirvest, et kas kirves on ohtlik või ohutu. Ütleme nii, et kes oskab teda kasutada, ta on ohutu ja ta on ka tööriist, ehk ta on tähtis vahend, et põlevkivi puhul võiks vaadata sama, et kui me teda ei oska kasutada, me teeme väga palju kahju, aga kui me teda oskame kasutada, me ei tee sellist kahju. Ja mis see sisuliselt tähendab, see püüdmine, siis paar niukest plokkskeemi, aga seda süsiniku püüdmist on võimalik rakendada paljudes kohtades. Tsemenditööstuses, mida Rootsiga teeb, ka jäätmepõletusel püüab Rootsi juba CO2 kinni, ehk see pilvekene siin ja siit edasi on juba see, et kas ladustamisele, nagu siin pildi peal maapõue, või teine variant on kasutada teda. Ja nii lihtne ta tegelikult on. Ja kui nüüd küsida, et kust teda kasutada, võiks metanooli toota, võiks uureat toota, kõike võib teha, aga miks me ei tee? Sest see on täiendav kulu. Täna on seda odavam teha siis teistest toormetest, maagaasist näiteks, kõige lihtsam variant, aga tegelikult, kui me oleme nõus panustama ja me tahame seda CO2-ga ringkasutusse võtta, siis see on igati võimalik ja alati on kõige tähtsam ka siis see rahanumber, et tulles siis uuringu tulemuste juurde, me jõudsime kevadel järeldusele, et kõige parema stsenaariumi korral, ehk kui näiteks rakendada seda hapnikurikkamas keskkonnas süsinikdioksiidi ehk oxyfuel keskkonnas põletust,
siis see kulu oleks kusagil 76 eurot tonni CO2 kohta. No ja kui me nüüd mõtlemegi, et sel ajahetkel, kui me pidime nagu neid hinnanguid andma, oli ikkagi see suund, et 25 eurot on CO2 kvoodi hind, aga täna on 65. Järelikult me oleme juba sellele ka väga lähedale jõudmas, et me võiksime seda nagu tõsiselt kaaluda ja vaadata ja võtta ka võib-olla teistpidi, et ongi kulu, võib-olla me tahamegi seda kulu teha. Mis tegelikult tähendab seda, et võimalusi on, kui me ainult tahame ja eriti veel, kui me vaatame neid võimalusi natukene edasi, et kui me kasutaksime siis pooles osas biomassi, siis tänase süsiniku püüdmise tehnoloogia on ainukene, mis annab meile võimaluse ka tekitada negatiivset CO2 emissiooni. Ja see on, mina arvan, üks tulevik. Täna, kui me tahame Euroopas mõnda tööstust siia jätta, kes ei suuda näiteks seda emissiooni piirväärtust täita, meil oleks võimalik seda kvooti ka müüa. Järelikult on sellel ka teistsugune hind juba võib-olla, kui täna on ETS kvoodisüsteemis. Aga parempoolne slaid on lihtsalt näidatud teile ka selleks, et me ei kalkuleerinud siin neid CO2 emissiooni näitajaid lihtsalt selle kütuses oleva süsinikdioksiidi järgi, vaid siin on arvutatud ikkagi tsükli analüüs, Keltse analüüs, kus on vaadatud kogu tootmisahelat ehk hällist hauani, põlevkivi teekond maapõuest kuni siis ütleme nii, et jääkmaterjalina tänasel hetkel tuha väljale. Lõhkematerjalid, diisel, kõik ja selle tulemusena tegelikult me ikkagi jõudsime selliste numbriteni, et järelpüüdmine tänaste teadmiste juures on kusagil 170 kilogrammi megavatt-tunni kohta ja hapnikus oksifuel tingimustel põletamine ehk hapniku CO2 keskkonnas on alla 150 ja olemasolev on üle 1000. Nii et tegelikult võimalusi on ja vaadake siis tõesti ka seda, et kui on puit, on võimalik saavutada üleüldse negatiivne. Ja kuidas siis seda asja kokku võtta? Energiajulgeolek, seda me kindlasti ei tohiks unustada. Siis vaadates neid võimalusi, ma pakkusin teile võimalusi, need on ühed võimalikud variandid, mul on väga palju andekaid kolleege, kellel on veel alternatiivseid lahendusi. Siis efektiivsus, biomass ja see biomass on just see, mis annab meile võimaluse negatiivse emissiooni, aga tegelikult ka tuhk. Et kui me vaatame nüüd, et meil on tsemenditehased, meil tekib sealt CO2, kui me võtame tuha kasutusse, see on ringmajandus. Järelikult ka elektri tootmiselt, õli tootmiselt võib ja tuleb seda CO2 emissiooni maha lahutada. Ja teadus-arendustegevusse tuleb kindlasti raha panna. Meil on ka ülikoolis täna probleeme, et öeldakse, et põlevkivi ju kohe ei kasuta, järelikult ei peaks ka sinna panustama, aga ma arvan, et teadus ja poliitika tuleks kindlasti lahus hoida, äkki härra minister saab siin ka meid aidata, ütelda, et ülikoolis peab olema ka kompetents, mis oli eile, mis on täna ja mis võiks olla tulevikus. Ja, et ütleme nii, et see ressurss muutub meil väärtuseks ikka, kui me teame, mis meil siin on ja kuidas seda täna kasutada ja kuidas me tulevikus võiks kasutada. Suur tänu! Suur tänu. Vaatan sinna puldi poole ja küsin, et kas minu andmed on õiged, et chatis meil küsimusi ei ole. Aga meil on saalis üks küsimus, palun mikrofoni. On keegi näinud mikrofoni? Siia. Palun, Taavias. Nii, nüüd vist on sees. Ja ma pean kohe lahkuma, aga ääretult huvitav ja kohe kahju ära minna. Aga kommentaar ja küsimus. 76 eurot tonni kohta, no suurusjärgus, eks ole, siis see hind, CO2 hind, kus maalt on mõistlik või ütleme, on kasulik juba hakata tegelema CO2 püüdmisega, majanduslikult kasulik. Sel hetkel oli see arvutus selline, jah. Nii. Ehk mina teen siit selle järelduse, et nagu turumajanduses ikka, kuigi see CO2 hind ta ei ole turumajanduslik hind, ta on oma olemuslikult selline tururegulaatori hind, aga
kuna seda kaubeldakse ka siis nii-öelda börsil, eks ole, et siis ta teatud turuhind seal kujuneb. Ja vaat nii nagu turumajanduses ikka, et ükski hind ei saa kasva lõputult, et juhul kui ühel hetkel tuleb see breakpoint kätte ja noh, kas tuleb midagi asemele või lihtsalt seda enam ei kasutata. Ja kui täna on hind, hetkel vist isegi oli vist ühel hetkel ka 67, et võib-olla ma mäletan valesti, siis me ei ole sellest üldse mitte kaugel. Ja kõik need arutelud, et ühel hetkel CO2 lihtsalt selle hind on nii kallis, et enam ei tasu mitte midagi teha. Siin me saime täitsa elusa näite, eks ole, et see niimoodi ei ole, et me oleme päris lähedal sellele kohale, kus majanduslikult on mõistlik hakata CO2 püüdma. Nii et igal juhul suur aitäh selle ettekendest, väga huvitav oli ja sain endale mõne argumendi juurde. Aitäh. Väga tore. Ma annan ühe argumendi juurde veel, et kuna meil on vaja nii palju investeeringuid ja uutesse tootmisvõimsustesse, siis on naiivne loota, et see energiahind ka alla jääb, et kas või ka igasugused alternatiivsed ja taastuvenergia lahendused ja nendele vaja minev ressurss kergitab selle energia hinda tulevikus märkimisväärselt ja siis ongi nii, et me peamegi vaatama, et mis meil on see alternatiivne lahendus lühiajalises ja pikaajalises vaates. Aga aitäh teile. Nii. Aitäh, Alar. Aitäh. Tänan kutsumast.